Meie koorimiskinnaste valik on laienenud. Meil on juba 6 erinevat kinnast. Tahan sulle neid täna näidata. Alustuseks on meil siin kindad normaalsele nahale, ehk siis Türgi siidist koorimiskinnas nii näole kui kehale. Need kindad sobivad sulle, kui sul on normaalne, tavaline nahk, sul ei ole nahaga mingeid erilisi muresid, kuid soovid selle eest mõnusalt hoolt kanda. Edasi minnes on meil siin koorimiskindad tundlikule nahale, need on toorsiidist kindad, sellised valged, see tekstuur ja materjal on kohe teistsugune kui normaalsele nahale mõeldes ja kui ta alguses katsudes tundub võib-olla tugevam kui see Türgi siidist kinnas, siis tegelikult märjaks tehes on see just sinu nahal õrnem ja pehmem ja sobibki siis, kui su nahk vajabki veidi õrnemat, tundlikumat koorimist. Muidugi ei ole ära unustanud me ka mehi, ka meestel on eraldi koorimiskinnas, selline must, ta on tugevam, selline natuke karmim, sest meeste nahk seda tugevamat, karmimat koorimist vajab, ta on Türgi siidist ja suuruselt on ta ka siis suurem, et meestele mugavalt kätte mahtuda. Viimaseks on meil siin täiesti eraldi kinnas võltspäevituse eemaldamiseks. See on tehtud puuviljakiududest, ta on selline tugevam, et kui sa vaatad seda toorsiidist kinnast, see paistab läbi, aga see on tõesti selline tugevam ja sobib hästi võltspäevituse mahavõtmiseks, teisalt ka selleks, et nahk ette valmistada uue päevituse pealepanemiseks. Lisaks, kui su võltspäevitus on jäänud võib-olla mõnest kohast veidi ebaühtlane, saad sa samamoodi seda kinnast kasutada ja need tumedamad või ebaühtlused kohad siis eemaldada. Ja kuna võltspäevituse eesmärk on ju see, et ta jääks meie nahal ilus ja särav ja kena, siis selles ettevalmistuse faasis kasuta seda kinnast just selliste kuivemate kohtade peal, võib-olla küünarnukid, põlved, pahkluud, et siis sa saad ka garanteerida selle, et su võltspäevitus saab olema ilus, särav ja ühtlane. Oleme mõelnud kõigile, nii et leia e-poest just endale sobiv koorimiskinnas.